Täna me räägime sellisel teemal nagu Kristuse saadikud. Ja kui sa mõtled ühele saadikule, siis mida teeb saadik? Ta esindab oma riiki. Amen. Ja samamoodi meie esindame Kristust. Ja sellest ma tahan rääkida täna. Vaatame 2. Korintlaste 5. peatükki. Ja palvetame siin enne, kui me alustame. Jumal, me täname sind sinu püha vaimu eest, kes on see, kes ilmutab meile Jeesust, kes ilmutab meile sinu sõna, Issand. Ja Isa, me palume, ilmuta meile täna oma sõna. Tee see elavaks meie südametes. Las meie südametes silmad olla avatud. Tänu sulle, Isa, selle eest, selle elava ilmutuse eest meie sees. Et sinu sõna, mis on seeme, läheb meie südametesse, et see kannab vilja. See kannab vilja meie eludes, see kannab vilja läbi meie elude, kus me läheme välja, me kuulutame evangeeliumi ja inimesed saavad päästetud, tervendatud, vabaks. Sinu sõna pärast, Jumal, selle seemne pärast, mis on meie südametesse külvatud ja nüüd see kannab vilja sellena, et inimesed tulevad sinu juurde, Jeesus. Tänu sulle, Issand, tänu sulle sinu sõna eest ja me võtame seda vastu põnevusega ja ootusega, et sa räägid meie ellu. Jeesuse nimel, amen. 2. Korintuse loen 5. peatükist ja loen 17. salmist. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Amen. Sa oled uus loodu. Ja kui ta ütleb siin, et vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud, siis sellel vanal inimesel ei ole sinuga mitte mingit pistmist. Amen. Ja see vana inimene, see räägib ka sellest inimesest, et kui sa oled kristlane olnud ja siis ka pattu teinud ja siis ka ära kukkunud või siis ka ära langenud ja sa oled tagasi tulnud Jumala juurde ja meelt parandanud, siis see vana inimene on läinud. See vana inimene on surnud, see vana inimene, Jeesuse veri on selle ära puhastanud ja Piibel ütleb, et ta on sinu võlakirja risti löönud. Või sinu inglise keeles ta räägib tegelikult, et see on nagu report, et see on nagu kui sa läheksid kohtusse, siis see on sinu nagu süütunnistus, aga see on risti löödud. Järelikult mitte miski ei saa sind enam süüdistada, sest et see süütunnistus on risti löödud ja maha maetud. Ja sellel ei ole mitte mingisugust õigust enam sinu üle. Ja meil peab see ilmutus olema sellest, et me oleme õigeks tehtud Kristuses. Sest et kui me läheme tänavatele, me kuulutame seda, et Jeesuse veri saab sind puhtaks pesta kõigest patust, siis meil peab olema puhas südametunnistus, et kuulutada seda. Siis siit edasi ütleb 18. salm, aga kõik on Jumalast, kes meid on iseenesega lepitanud Kristuse läbi ja on meile andnud lepitusameti. Nüüd väga huvitav on see, et ta kasutab siin sellist sõna nagu lepitanud. Kui sa mõtled oma elus võib-olla mingi olukorra peale, kus sa läksid tülli kellegagi ja nüüd seal pidi midagi juhtuma, keegi pidi ära leppima, eks ju. Nüüd Jumal, ma ei tea, kas just sellist sõna nagu tülli minema võib kasutada selles suhtes, aga põhimõtteliselt, mis juhtus, oli see, et inimene, kes oli Jumalaga osaduses ja kes kõndis koos Jumalaga, nüüd pööras Jumalale selja ja otsustas pattu teha ja mitte meelt parandada, sest Aadam ta ei parandanud meelt. Aga nüüd Jumal, kes on armuline, otsustas, mina olen esimene, kes tuleb selle lepitusega, kes tuleb selles olukorras ja ütleb, et just kui sina oled tülis ühe inimesega, siis seal peab olema alati see inimene, kes esimesena tuleb ja lepitab. Kes esimesena tuleb ja ütleb, palun vabandust. Ja võib-olla sa oled olnud olukorras, kus sinu vastu on tehtud midagi ja nüüd sina isegi ei ole midagi valesti teinud, aga nemad tegelikult on midagi valesti teinud, aga nemad ikka näevad sinus midagi valesti ja seal on üks suur tüli ja segadus. Ja nüüd selles olukorras meie kristlastena, mida me peame tegema? Tegelikult me läheme ja me ütleme, et palun vabandust. Isegi kui ma ei ole midagi valesti teinud. Mina lähen ja ma olen see lepitaja. Mina olen see, kes toob rahu sellesse olukorda. Mina olen see, kes hoiab rahu oma vendadega. Amen. Me peame olema need, kes hoiame rahu.
Ja tegelikult see oli see, mis Jumal tegi. Jumal oli see, kes esimesena otsustas, et mina alandan ennast ja mina lepitan ennast inimestega. Isegi kui Jumal ei teinud mitte midagi valesti, inimesed olid need, kes tegid valesti. Inimesed olid need, kes pöörasid Jumalale selja ja tegid pattu. Aga nüüd Jumal otsustas, et mina alandan ennast. Kristus tuli ja sai inimeseks. Jumal alandas ennast inimese loogusesse ja ta võttis meie süü enda kanda. Amen. Võttis meie süü enda peale. Vahepeal on tormid siin. Ehk siis Kristus võttis meie süü enda peale. Samamoodi nagu meil võib olla olukord kellegagi ja kui me oleme alandlikud ja me otsustame lihtsalt, et okei, mina otsustan olla alandlik. Ma lähen tema juurde ja isegi kui mina enda teada mitte midagi valesti ei teinud, siis ma ütlen, ma palun vabandust, kui ma midagi tegin valesti. Ja ma võtan selle süü enda peale ja ma lepitan selles olukorras ennast selle inimesega. Ja see oli see, mis Jumal tegi meiega tegelikult. Ta tuli maa peale, ta läks risti peale, ta võttis meie süü enda peale. Isegi kui tema ei olnud mitte midagi valesti teinud, isegi kui tema ei olnud väärt seda süüd, ta võttis meie süü, meie karistuse, meie koorma enda peale ja ta lepitas meid enesega läbi oma vere. Ja see on see, mis Kristus tegi risti peal. Ja nüüd mõtle selle peale, 18 salm loeme uuesti, aga kõik on Jumalast, kes meid on iseenesega lepitanud Kristuse läbi ja on meile andnud lepitusameti. Nüüd huvitav on see, Kristus lepitas inimkonda Jumalaga ja nüüd ta on andnud meile kui kristlastele lepitusameti. Amen. Ja see tähendab seda, et kui sa kujutad ette, et võib-olla seal on sõda kahe kuningriigi vahel ja nüüd üks kuningas ütleb, et ma tahan rahu teha ja ta saadab ühe, ütleme siis mingi teenri inimese, saadab teise kuninga juurde rahulepinguga. Ja tegelikult see on piltlikult, mida Jumal on teinud, mida Jumal on tegemas meie läbi. Jumal on andnud meile lepitussõnumi, mis on evangeelium. Ta on andnud meile selle rahulepingu justkui, mis tuli meile Kristuse läbi ja nüüd me viime seda maailmasse ja me kuulutame seda, et Jumal tahab teid lepitada iseenesega. Te ei pea olema Jumalast eemal, te ei pea elama selles kannatuses, te ei pea minema põrgusse, vaid Jumal tahab teid lepitada iseendaga. Ta tegelikult on juba lepitanud teid iseendaga läbi Kristuse Jeesuse ja ta pakub teile andestust teie pattudest. Ja et nad mõistaksid seda, et me oleme kõik teinud midagi valesti. Me oleme kõik Jumalale selja pööranud üks hetk. Me oleme kõik teinud pattu Jumala vastu, aga Jumal andis meile andeks läbi Kristuse Jeesuse ja ta pakub seda andestust neile. Ja see on see lepitusamet, millega Jumal on meid kutsunud. 19 salm, sest Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma iseenesega ega arvanud neile nende üleastumise süüks ja on pannud meie sisse lepitussõna. Amen. Inglise keeles ütleb lepitussõnumi. Mis see lepitussõnum on? See on evangeelium. Amen. See on evangeelium, sest et ta siin 19 salm alguses ütlebki, et sest Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma iseenesega. See oli see, mis Jumal tegi ja seda sõnumit me läheme ja kuulutame, et Jumal on lepitanud maailma iseenesega läbi Kristuse. Läbi selle, et Kristus läks ristile, ta võttis maailma patud enese peale, ta suri ja tõusis üles 3. päeval. Ja ta pakub igale inimesele meeleparandust ja andestust ja igavest elu ja lepitust Jumalaga. See lepitus Jumalaga ei tähenda lihtsalt seda, et patud puhastatakse ära ja nüüd Jumal ütleb, et sa oled õige, sa saad taevasse. Aga see lepitus tähendab ka seda, et inimene ja Jumal, nad tulevad tagasi sellesse elavasse suhtesse, mis oli enne lahutatud patu pärast. Ja see on see, mis tuleb selle rahulepinguga kaasa justkui, selle lepitusega kaasa. 20 salm. Sellepärast me oleme nüüd käskjalad Kristuse asemel, otse kui manitseks Jumal meie läbi. Me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. See on see, mida me palume
nendelt inimestelt, andke endid lepitada Jumalaga. Nagu kui sa kuuled seda tooni ja neid sõnu siin, et sellepärast me oleme nüüd käskjalad Kristuse asemel otse kui manitseks Jumal meie läbi. See on midagi, mida Jumal igatseb teha. See ei ole lihtsalt selline formaalsus, et okei, et ma lähen siis räägin inimestele, mis on tõde, aga see on üks manitsemine. Jumal manitseb meie läbi. Me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. See on üks hüüd Jumala poolt. Andke endid lepitada minuga. Andke endid lepitada. Jumal hüüab inimeste järele, sest et ta on andnud oma ainsa poja kõikide maailma inimeste eest. Ja ta igatseb, et see lepitus toimuks inimkonna ja Jumala vahel. Ja meie oleme need, kelle läbi Jumal seda teeb. Sest et selleks me olemegi siia maailma pandud, et Jumal saaks meie läbi midagi teha. Piibel räägib sellest, me oleme Jumala templid. Jumal ei saa lihtsalt ilma meie tahteta otsustada, et nüüd see inimene või too inimene saab päästetud, aga Piibel räägib sellest, et usk tuleb kuuldust. Amen. Ja kui seal ei ole kuulutajat, siis kus see usk tuleb? Seal peab olema kuulutaja, kes läheb ja kuulutab seda lepitussõnumit. Ja kui need inimesed kuulevad seda lepitussõnumit ja nad võtavad selle vastu, siis nad saavad lepitatud Jumalaga. Amen. Ma tahan lihtsalt uuesti seda lugeda, siin on väga palju sees. Ma tahan, et see jooks kohale sulle. Loeme 17. salmist uuesti. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Aga kõik on Jumalast, kes meid on ise enesega lepitanud Kristuse läbi ja on meile andnud lepitusameti. Sest Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma ise enesega ega arvanud neile nende üleastumisi süüks ja on pannud meie sisse lepitussõna. See lepitussõna on juba sinu sees. See evangeelium on sinu sees. Jumal on selle usaldanud sinu kätte ja nüüd ta ootab, et meie, kellele ta on andnud lepitusameti, läheksime ja jagaksime seda lepitussõna. Amen. Vaatame 2. Korintlaste 3. peatükki. Loen 2. salmist. Teie olete meie kiri, kirjutatud meie südamesse, kõigile inimestele tuttav ja loetav. Sest teist on ju ilmsi näha, et te olete Kristuse kiri, mis meie teenimistöö läbi on valminud, kirjutatud mitte tindiga, vaid elava Jumala vaimuga. Ka mitte kivilauakestele, vaid lihastele südamelauakestele. Mida ma tahan välja tuua on 3. salmi alguses, sest teist on ju ilmsi näha, et te olete Kristuse kiri. Amen. Me oleme Kristuse kiri maailmale. Ma tahan lugeda Message tõlkest. Ta ütleb seda niimoodi, et teie elud on kirjad, mida igaüks saab lugeda, lihtsalt vaadates teie peale. Kristus ise kirjutas selle. Amen. Kui inimesed vaatavad meie elude peale, nad peaksid nägema Kristust. Nad peaksid nägema seda, mida Jumal tegi läbi oma poja, et ta lepitas ennast maailmaga. Ja kui inimesed, mida ma tahan siin nagu tuua välja, on see, et me ei saa evangeeliumi ainult kuulutada, vaid me peame evangeeliumi elama. See ei peaks olema lihtsalt tühjad sõnad, vaid see peaks olema üks eluviis. Ja kui me kuulutame, nagu Paulus ütles, Kristust ja Kristust risti lööduna, siis järelikult meie elu peaks väljendama seda, et Kristus löödi risti. Nüüd, kuidas see välja näeb? See näebki täpselt nii välja, et me võtame Jeesusest eeskuju. Toome näite. Sa oled tänava peal ja seal on üks inimene, kes võib-olla haiseb, võib-olla tundub, et ta on natuke purjus ja püha vaim paneb su südamele, räägi talle evangeeliumi, räägi talle Jeesusest. Sellises olukorras sa pead oma liha risti lööma. Sa pead otsustama, et ma panen oma liha maha, sest sinu liha ei tahaks sellise inimesega rääkida. Aga nüüd sa otsustad, ma panen oma liha maha, ma teen seda, mida Kristus tegi risti peal. Ta lõi
ta löödi risti, ta lasi ennast lööda risti. Ja samamoodi ta kutsub meid ennast järgnema sellega, et me järgneme talle, me võtame oma risti ja samuti, et me lööme oma liharisti. Ja see on ilmselgelt piltlik näide, eks ju, mitte otsene. Ja neid olukordi, selliseid olukordi tuleb meil tegelikult igapäevaselt ette, kus me peame otsustama, kas ma järgnen Jumalale, kas ma järgnen Jumala sõnale, kas ma allun Jumala sõnale või ma allun oma lihale. Ja see on meie igapäevane otsus, aga me peame endale teadvustama, et maailm näeb seda. Ja kui maailm vaatab meie elude peale, siis kas ta näeb Kristust või ta näeb maailma. Ja nüüd kujuta ette, et kui seal on üks inimene, kes on näinud sind võib-olla läbi terve elu ja ta pidevalt näeb sinus maailma, ta pidevalt näeb sinus neid valesid hoiakuid, ta pidevalt näeb sinus isekust ja ülbust ja siis ühel päeval sa lähed tema juurde ja ütleb, Jeesus armastab sind. Siis ilmselt ta mõtleb enda sees, et okei, Jeesus armastab mind, aga ma ei näe seda sinu elus. Kui sa ütled, et sa oled kristlane, ma ei näe seda sinu elus. Ja inimesed vaatavad seda sinu elus. See ei ole niimoodi, et nad jätavad seda kuidagi vaatamata, nad näevad seda. Ja eriti, kui nad teavad, et sa oled kristlane, siis nad jälgivad sind. Ja Piibel kutsub meid, et me oleme Kristuse kiri. Ja nagu see message tõlge ütles, et teie elud on kirjad, mida igaüks saab lugeda. Mida inimesed loevad sinu elust? Mida nad näevad sinu elust? Mida nad loevad välja sinu käitumisest, sinu sõnadest? See peaks väljendama evangeeliumit. See peaks väljendama Jumala armastust nende inimeste vastu, kuidas me käitume. Vaatame Efeslaste 5. peatükki. Efeslastele 5 loen 1. salmist. Siis võtke nüüd Jumal enestele eeskujuks, nagu armsad lapsed. Ja käige armastuses, nõnda nagu ka Kristus meid on armastanud ja on iseenese andnud meie eest anniks ja ohvriks Jumalale magusaks lõhnaks. Ja nüüd hüppame kiiresti Rooma 12. peatükki. Ja 1. salm ütleb nii, mina manitsen teid nüüd, vennad, Jumala suure südamliku halastuse tõttu, andma oma ihud elavaks, pühaks, Jumalale meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Nii et Jumal kutsub meid andma oma ihud ohvriks temale, aga siin Efeslaste 5:2 ta ütleb, et ja käiga armastuses nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on iseenese andnud meie eest anniks ja ohvriks Jumalale magusaks lõhnaks. See tähendab seda, et kui me anname oma ihud ohvriks, siis tegelikult see ongi armastuses käimine. Sest ta toob selle võrdluse siin, et nõnda nagu ka Kristus meid on armastanud. Kuidas ta on meid armastanud? Ja ta on andnud iseenese meie eest anniks ja ohvriks Jumalale. Jumal kutsub igapäevaselt meid andma oma ihud elavaks ohvriks Jumalale. Mida see tähendab? See tähendab seda, et me allutame oma ihud Jumalale. Me allutame oma ihud pühale vaimule ja Jumala sõnale, tema juhtimisele. Ja see on meie igapäevane otsus, et seda teha. Ja me armastame, nagu Kristus on meid armastanud. Nüüd selleks, et me teaksime, kuidas armastada neid inimesi tänavate peal, me peame mõistma, kuidas Kristus on meid armastanud esiti. Ja me näeme seda tema ristitöös. Piibel ütleb seda, et Jumala armastus väljendub selles, mida Kristus tegi meie eest risti peal. Järelikult Jumala armastuse kõige suurem väljendus ongi see, et Kristus risti lööduna. See on Jumala armastuse väljendus. Ja kui me mõtleme selle peale, me mediteerime selle peale, me vaatame Jumala sõnast, loeme selle kohta, siis Jumala armastus saab elavaks meie sees. Mida Jeesus tegi meie eest? Mida reaalselt Jeesus tegi meie eest? Et see saaks ilmutatud meie vaimus. Vahest me jätame sellised kõige tavalisemad asjad kuidagi nagu nurga taha, et ja ma tean seda, ma olen kuulnud sellest. Kui ma päästetud sain, siis ma kuulsin, Jeesus suri minu eest, kandis minu patud ja me jätame selle kuidagi nagu kõrvale.
sest et ma juba tean seda, see on see tavaline. Aga tegelikult Jumal kutsub meid minema sügavustesse. Paulus palvetab Efesose koguduse eest, et nad teaksid Jumala armastuse sügavust ja pikkust ja laiust ja kõrgust. Jumal igatseb seda, et me mõistaksime tema armastuse sügavust ja laiust ja pikkust ja kõrgust. Aga see tuleb selle läbi, kui me reaalselt läheme sõnasse ja loeme, mediteerime selle peal, mida Kristus tegi meie eest ja kus me veedame aega Jumalaga ja me kogeme tema armastust. Jumal tahab meile anda kogeda oma armastust. Kui sa mõtled inimeste peale, siis ei aita sellest, kui nad lihtsalt ütlevad sulle, et ma armastan sind. Aga sa tahad, et sa kogeksid seda läbi nende tegude, läbi selle, kuidas nad käituvad sinuga. Ja Jumal samamoodi tahab meile anda kogeda oma armastust. Ja selle läbi, kui me saame selle elava ilmutuse läbi tema sõna ja selle elava kogemuse läbi oma osaduse Jumalaga, nüüd me läheme välja ja me oskame armastada inimesi. Sest et jah, Jumala armastus on välja valatud meie südametesse, aga kui see ei ole üles õhutatud meie sees, siis ta jääbki siia sisse ja sellest ei ole suurt kasu. Aga ta saab üles õhutatud läbi selle, kui me loeme sõna ja me saame selle elava ilmutuse ja kui me veedame aega Jumalaga ja me saame selle elava kogemuse tema armastusest. Ja nüüd see armastus voolab läbi meie inimestesse seal tänavatel ja meie igapäevaeludes. Vaatame 2. Korintuse 2. peatükki. Kui sa märkasid Efesoste 5. peatükist, ta kasutas sellist sõna, et nagu Kristus on ennast andnud ohvriks ja anniks magusaks lõhnaks Jumalale. Jäta see meelde, Kristus oli magus lõhn Jumalale. Kui sa vaatad 2. Korintuse 2.14, siis ta ütleb, aga tänu Jumalale, kes meile ikka annab võimust Kristuses ja teeb avalikuks oma tunnetuse lõhna meie kaudu kõigis paigus. Sest meie oleme Jumalale Kristuse hea lõhn nii hästi nende seas, kes päästetakse, kui ka nende seas, kes hukka lähevad. Me oleme Kristuse hea lõhn nendele inimestele, kui me käime armastuses. Millal oli Jeesus, millal temast tuli see hea lõhn Jumalale, kui ta andis oma elu, kui ta andis oma elu ohvriks. Ja kui sa vaatad, me lugesime seda Rooma 12 ka, eks ju, andke oma ihud elavaks, pühaks ohvriks Jumalale. Ja kui sa vaatad Vanast testamendis, siis sealt tõusis üks hea lõhn Jumalale. Nüüd see ei ole mingi füüsiline lõhn, ilmselgelt vahet pole, mis lõhnaõli sa endale peale paned, eks ju. Sa võid higi järgi ka haiseda, aga kui sa annad oma ihu elavaks ja pühaks ohvriks Jumalale, siis see on hea lõhn Jumalale. Amen. Nii et sa võid olla missionär kuskil Aafrikas ja higistada, aga see on üks hea lõhn Jumalale, sest sa oled andnud oma elu ohvriks talle. Ja see on üks vaimulik lõhn. Aga nüüd siin ta ütleb seda, et see ei tõuse lihtsalt Jumalale. See ei ole lihtsalt Jumalale meelepärane. Aga 15 salm ütleb, sest meie oleme Jumalale Kristuse hea lõhn nii hästi nende seas, kes päästetakse, kui ka nende seas, kes hukka lähevad. Ta räägib paganatest, ta räägib nendest, kes ei tunne veel Jeesust. Meie saame olla üks hea lõhn nendele, kes on maailmas. Mida see tähendab? See tähendab seda, et sa lähed sinna inimeste hulka ja nad näevad, nad kogevad, nad kuulevad sinus midagi teistsugust. Nad näevad seda Kristuse armastust sinust. See oli see, mis me lugesime seal enne 2. Korintuse 3. peatükis. Me oleme Kristuse kiri. Nad justkui loevad meist evangeeliumit. Kui nad näevad meid, nad näevad evangeeliumit. Kui nad kuulevad meie sõnu, nad kuulevad evangeeliumit. See ei tähenda, et sa kogu aeg pead evangeeliumit rääkima. Sa võid täiesti tavalist igapäevast juttu rääkida ja nad näevad sinust midagi erilist. Te võib-olla räägite, ma ei tea, uudistest isegi või ma ei tea, pereelust, mis iganes, sõbraga. Ja ta kuulab sind ja midagi torkab teda tema südames. Sellepärast, et sinust tuleb see Kristuse hea lõhn. Sellepärast, et sa oled andnud oma elu anniks ja ohvriks Jumalale ja nüüd see Kristuse hea lõhn tuleb sinust välja. Ja me teame, et piiblis on
õli räägib sellest Jumala võidmisest. Me rääkisime ühes evangelismikoolis ka sellest, kuidas meie lambid peaksid olema õli täis. Ja kust me seda õli saame, see on meie isiklik suhe Jumalaga. Nüüd, kui sa vaatad, huvitav on see, Jeesust võiti samamoodi mürriõliga. Ja see on midagi väga lõhnavat. See on midagi tugevat lõhnavat. Mitmed piibli uurijad ütlevad ka seda, et ilmselt kui Kristus läks ristile, siis ta ikka tundis seda lõhna, mis oli tema juustes, millega tema pead võiti. Ta tundis seda lõhna. Ja samamoodi, kui me veedame Jeesusega aega, see lõhn, Jeesuse lõhn tuleb meie peale, piltlikult öeldes. Kui sa lähed kellegi inimese juurde, kellel on ka palju lõhna peale pannud ja sa kallistad teda ja siis lähed ära, siis tunned, oi, see tuli minu riiete peale ka. Samamoodi Jeesusega, kui me veedame temaga aega, siis tema lõhn tuleb meie peale. Ja nüüd me läheme välja ja läheme maailma inimeste sekka ja nad tunnevad seda lõhna, sest et me oleme kõik vaimud. Me ei ole lihtsalt see lihalik ihu, me oleme kõik vaimud ja nad kogevad. Nemad ei oska seda võib-olla kirjeldada. Nad ilmselt ei väljenda ennast, et ma tunnen sinu juures Kristuse lõhna. Ilmselt mitte. Aga millest ma räägin, see on midagi vaimset, mida nad tunnevad ära. Seal on midagi teistsugust tema juures. Seal on midagi teistsugust tema juures. Ja tead, see on huvitav, kuidas isegi inimesed, kes tegelevad nagu selliste teemonlike asjadega ja nõidustega, tunnevad selle samamoodi ära. Mul on mitu olukorda olnud, kus ma olen kuulutanud evangeeliumi kellelegi, kes tegeleb kultustega ja kes tegeleb mingi kristallidega või asjadega. Ja mitmed on öelnud mulle, et sul on hea aura. nüüd see aura, mida nemad lihtsalt kirjeldavad seda aurana, sest et nemad teavad seda aurana, aga tegelikult mis see on? See on püha vaim. See on püha vaim minu sees. Ma kiirgan Jumala valgust tegelikult vaimumaailmas ja nemad ei oska seda võib-olla täiesti kirjeldada, aga nad ütlevad, et sul on hea aura. Sul on midagi teistsugust. Üks mees ütles, et sa kiirgad helerohelist. No, ma ei tea, mis see täpselt peaks tähendama nüüd, aga ma võtan seda komplimendina ja ma võtan seda sellena, et püha vaim on minu sees. Ja ma usun, et Jumal sai teda puudutada. Ja inimesed näevad seda näevad kõik inimesed ja kogevad seda kuidagigi. Nad võib-olla ei oska seda seletada, aga nad tunnevad seda Kristuse lõhna meis. Ja nad loevad seda Kristuse kirja, mis on meie eludesse kirjutatud. Ja samamoodi, nagu ma rääkisin, see tuleb välja meie tegudest. Kas me oleme need, kes lähevad esimesena ja andestavad, kui meil on tüli oma kolleegiga näiteks? Kui meid süüdistatakse, siis kas me oleme need, kes hakkavad vastu rääkima ja ennast kogu aeg õigustama, või me oleme nagu Jeesus, kelle kohta Piibel ütleb, et ta oli nagu tall, kes oli vakka, eks ju, kui teda süüdistati. Enne kui teda risti peale taheti panna, siis ta oli seal kohtu ees, teda süüdistati ja ta oli vait. Ta oli vait. Ja me peame sellest eeskuju võtma. Kui meid süüdistatakse, me ei pea ennast õigustama. Jumal on see, kes mõistab kohut. Ja kui me peame õppima Kristusest, loeme evangeeliumeid, õpime Kristusest. Tema on see eeskuju meil. Ja kui me võtame teda eeskujuks, me paneme seda oma eludesse, nüüd see Kristuse lõhn saab avalikuks inimestele. Nüüd see Kristuse kiri, nad loevad seda meie elust ja nad näevad, midagi on täiesti teistmoodi selle inimesega. Seal võib olla üks tegu, mida sa teed. See võib olla, ma mäletan klassivennale kunagi, läksime poodi ja ma ostsin talle jäätist. Mõtled, ei ole mitte midagi erilist. Ta oli nii hämmelduses sellest. Ta mõtles, sa ostad mulle jäätist. Okei. Ta absoluutselt ei oodanud seda. Vahest mingi väike tegu võib nagu torgata heas mõttes inimeste südant ja näidata Jumala armastust neile. Vaatame Rooma 8. peatükki. Roomlastele 8:29. Sest keda ta on ette ära tundnud, need on ta ka ette ära määranud olema tema poja näo sarnased, et tema oleks esmasündinu paljude vendade seas.
tean, et teine tõlge ütleb, et saama tema poja näo sarnaseks, et tema oleks esmasündinu paljude vendade seas. Jumal on meid ette ära määranud, et me saaksime Kristuse sarnaseks. Ja see on see, mille poole me peaksime kristlastena püüdlema kogu aeg, igapäevaselt, et me oleks Kristuse sarnasem oma igapäevaelus, oma sõnades, oma tegudes, oma mõtetes. Ja vahest me mõtleme, et okei, et see on lihtsalt sellepärast, et ma oleks Jumalale meelepärane, et ma elaksin püha elu, aga see ei ole lihtsalt sellepärast, sest et maailm näeb seda ja me oleme Kristuse saadikud. Ja kui me oleme Kristuse saadikud, siis me peame olema Kristuse sarnased. Ja see, et kui Kristuse sarnane sa oled ja kuidas sa oma igapäevaelu elad, see ei mõjuta lihtsalt sind. See ei mõjuta lihtsalt seda, kas sa saad taevasse üks päev, vaid see mõjutab seda, kuidas teised inimesed näevad sind. Ja tegelikult lõppude lõpus, kuidas teised inimesed näevad Kristust. Kui me mõtleme selle peale, me oleme Kristuse esindajad, me oleme Kristuse saadikud, siis meie elud peaksid teda esindama. Meie teod peaksid teda esindama, meie sõnad peaksid teda esindama. Aga tänu Jumalale, et me ei pea seda omast jõust tegema, sest et Jumal on andnud meile armu. Ta on andnud meile armu selleks, et elada püha elu. Ta on kutsunud meid elama püha elu. Piibel ütleb isegi, et olge pühad, nagu mina olen püha. Kui sa mõtled nagu loomulikult selle peale, et kuidas mina saan olla nii püha nagu Jumal, see on nagu peaaegu et võimatu, eks ju, loomulikult mõeldes. Aga Jumala sõna räägib sellest, et Kristuse veri on see, mis on meid puhtaks pestnud, aga mitte lihtsalt puhtaks pestnud, aga Kristuse veres on ka vägi selleks, et elada ühte püha elu. Ja selles pühas elus, kui me elame selle Kristuse vereväe läbi seda püha elu, siis me elame välja Kristust maailmale. Ja see ei tulegi meie omast jõust, aga see tuleb Jumala armust. Ja Piibel räägib sellest, et tulge läki julgusega nüüd kuhu? Armu trooni ette. Amen. Kui me tuleme Jumala ligiollu, see on see koht, kus me saame seda armu. Smith Wigglesworth ütles huvitavalt, et kui sa palvetad iga päev keeltes, kuni sa koged Jumala võidmist, siis sa saad olla kindel, et sa ei tee pattu. See on nagu kõlab huvitavalt ja sa hakkad mõtlema, et okei, kas siis see ongi see edu valem. Aga tegelikult ma usun, mida ta tahtis sellega väljendada, on just see, et see on osadus Jumalaga. Sa tuled Jumala ligiollu ja keeltes palve tihti on nagu üks nendest viisidest, kuidas me saame nagu panna oma fookuse Jumala peale ja tulla Jumala ligiollu. Aga meil peab olema see elav osadus Jumalaga, sest et kui meil on see elav osadus Jumalaga, siis meil on lihtne käia seda püha elu. Meil on lihtne elada seda elu, mis väljendab Kristust. Ja võib-olla sa oled ka olukordades olnud, kus sa lähed keset päeva, lähed närvi kellegi peale või ütled midagi, mida sa ei oleks pidanud ütlema või teed midagi, mida sa poleks pidanud tegema. Ja siis sa mõtled, et ma ei veetnud Jumalaga aega hommikul. Ma ei olnud tema ligiolus. Ja ilmselt sellepärast see oligi. Sa langesid lihasse, sest et su vaim ei olnud piisavalt tugev. Su vaim ei olnud saanud hommikusööki. Sest et kui sa hommikul ei söö, siis sa oledki nõrk. Ja kui sa lõunat ka ei söö, siis sa oled veel nõrgem. Ja sinu vaimuga on täpselt see sama asi. Kui me ei võta Jumala ligiolust ja kui me ei võta Jumala sõnast, siis me olemegi nõrgad vaimulikult. Ja nüüd meie liha hakkab valitsema, meie liha tõuseb üles ja hakkab bossi mängima. Aga kui me veedame aega Jumalaga, tema sõnas, tema ligiolus, siis meie vaimud on tugevad. Ja nüüd me Jumala armust saame käia, elada seda püha elu. Vaatame Galaatlaste 4. peatükki veel. Galaatia 4:19. Mu lapsukesed, kellede pärast ma nüüd jälle olen lapse vaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju. Mõtle selle peale, Paulus oli siin, ta ütleb, et ta oli lapse vaevas, see räägib ühest väga innukast palvest. Mille eest ta palvetas? Selleks, et Kristus nende sees saaks kuju. See tegelikult näitab Jumala igatsust selle suhtes, et Kristus saaks meie sees kuju. Et meie muutuksime Kristuse sarnasemaks ja sarnasemaks ja sarnasemaks ja sarnasemaks. Amen. See on see Jumala igatsus.
Vaatame 2. Korintlaste 3. peatükki uuesti ja seal peatüki lõpus. Teise Korintlase 3, loen salmist 18. Aga me kõik, kes katsmatu palgega vaatleme issanda auhiilgust, otse kui peeglis, muutume samasuguseks kujuks aust ausse nagu issanda vaimust. Piibel räägib sellest, et tegelikult issanda auhiilgus, see Kristus ongi issanda auhiilgus. Ja nüüd ta ütleb siin, et katmatu palgega vaatleme issanda auhiilgust. Otse kui peeglis muutume samasuguseks kujuks. Nüüd see räägib sellest, kui me paneme oma silmad Jeesuse peale. Ja ta ütleb otse kui peeglis. Miks peeglis? Sest peeglis, mida sa teed peeglis? Sa vaatad, mida ma peaks muutma enda juures. Ja Koobuses räägib sellest, et me peaksime sõnasse vaatama nagu peeglisse, eks ju. Ja ta ütlebki, et otse kui peeglis muutume samasuguseks kujuks aust ausse nagu issanda vaimus. Jumala igatsus on see, et kui me vaatame Kristuse peale, et me muutume tema sarnaseks. Kui me paneme oma tähelepanu Kristuse ristitöö peale, me mõtleme lihtsalt selle peale, mida Jeesus tegi meie eest. Ja nüüd me vaatame seda otse kui peeglis. Ja milleks me tahame muutuda? Mida mina oma elus pean muutma selleks, et ma oleks Kristuse sarnane? Mida mina oma elus pean teistmoodi tegema, teistmoodi ütlema selleks, et ma oleks Kristuse sarnane? Ja ta ütleb, et me muutume samasuguseks kujuks aust ausse nagu issanda vaimust. Kui me räägime sellest sõnast kristlane, siis tegelikult üks tõlge ütleb, et kristlane on inglise keeles siis little Christs, justkui nagu väikesed Kristused. Me oleme Jeesuse saadikud siin maa peal ja Jumala igatsus on, et me saame aina rohkem ja rohkem Jeesuse sarnasemaks. See oli, kui sa mõtled, siis tegelikult see, et Jeesus läks ristile, ta maeti ja ta tõusis üles, me rääkisime sellest ükskord, et looduses on tegelikult see sama põhimõte näha, kus kui sa võtad tammetoru, kes ripub puu küljes, see oli Kristus, kes rippus puu küljes, tammetoru kukub maha, läheb mulda, Kristus, kes maeti maha ja nüüd tammetorust tõuseb üles, uus taim, Kristus tõusis üles. Aga nüüd, miks ta tõusis üles? Sest et sellest taimest tuleb uus puu, kes kannab uusi vilju, kes oleme meie ja kelle sarnased me oleme? Me oleme samamoodi tammetõrud, eks ju. Me oleme Kristuse sarnased. Ja Kristus tootis enese järele meid. Ja Piibel ütleb, ta oli esmasündinu paljude seas. Meie oleme need paljud. Ja meie oleme need Kristuse saadikud, kes lähevad nüüd välja ja kuulutavad Jeesusest. Kuulutavad, mida Kristus tegi meie eest, mida Kristus tegi maailma eest. Ja me oleme need, kellel on see lepitusamet. Et maailm sai lepitatud Jumalaga läbi Kristuse ja me oleme kuulutame seda. Vaatame seda kirja kohta uuesti. 2. Korintlase 5. peatükk. Ma lihtsalt tahan siia lõppu selle uuesti lugeda. Loen 18. salmist. Aga kõik on Jumalast, kes meid on iseenesega lepitanud Kristuse läbi ja on meile andnud lepitusameti, sest Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma iseenesega ega arvanud neile nende üleastumisi süüks ja on pannud meie sisse lepitussõna. Seepärast me nüüd käskjalad Kristuse asemel, otse kui manitseks Jumal meie läbi. Me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. Amen. See on see, mida me teeme, kui me kuulutame evangeeliumi. Me kuulutame Jumala lepitust maailmaga. Jumal lepitas maailma enesega läbi Kristuse ristitöö, läbi tema vere. Ja kui me kuulutame seda, siis me kutsume inimesi tagasi Jumala juurde. Tegelikult, kui sa mõtled selle kadunud poja loo peale,
vahest me mõtleme kadunud poja loo peale sellises kontekstis, kui kristlane läheb Jumala juurest ära ja siis tuleb tagasi Jumala juurde. Aga tegelikult sa võid võtta seda ka sellise perspektiivi alt, et see on justkui nagu inimkond, sest et inimkond oli üks päev Jumalaga osaduses ja siis ta pööras selja Jumalale ja läks maailmasse. Aga nüüd tal on võimalus tulla sealt maailmast tagasi isa juurde. Ja nüüd, kui ta tuleb isa juurde tagasi, isa võtab ta vastu, ta jookseb talle vastu ja mida ta teeb? Ta paneb talle sõrmuse sõrme, see räägib ühest lepingust. Ta teeb lepingu ja ta lepitab meid iseenesega ja ta paneb selle rüü meile selga, mis räägib sellest, et me oleme perekonda vastu võetud. Ja huvitav on see, et siis ta tapab selle noore looma, mis räägib tegelikult Jeesusest, kes ka samamoodi tapeti, ohverdati meie eest. Ja need võrdpildid tegelikult nagu tulevad selles suhtes ka välja. Et Jumal kutsub neid inimesi maailmas enese juurde. Ta tahab, et nad tuleksid ja võtaksid tema lepituse vastu. Ja meie oleme need, kes saame kanda seda lepitussõna nendeni. Me saame seda rahulepingut justkui nagu pakkuda nendele inimestele. Et me oleme kõik teinud pattu, me oleme kõik pööranud oma selja Jumala poole, aga Jumal pakub sulle rahu. Jumal pakub sulle rahu iseendaga tegelikult. Me maailmas kuuled võib-olla sükest väljendit rahu Jumalaga, et meil oleks rahu Jumalaga. Jumal pakub seda igale inimesele, et tal oleks rahu Jumalaga, et tal oleks lepitus. Oral Roberts ütles minu arust seda, et Jumal ei ole pahane sinu peale. Vahest on hea inimestele öelda seda, sest et inimesed võib-olla arvavad seda, et mu elus on kõik nii halvasti läinud ja ma olen sellesse õnnetusse sattunud ja see suri ära ja sellega juhtus see ja mulle tundub, et Jumal on pahane minu peale. Siis ütle julgelt, Jumal ei ole sinu peale pahane, aga tegelikult vastupidi, ta väga armastab sind ja ta pakub sulle rahu iseenesega. Aga selleks ta ootab sinu vastust, sinu osa, et sina tuleks ja võtaks tema vastu oma südamesse. Ja siis see lepitus toimub ja sina saad tema lapseks. Amen. Nii et kui me läheme laupäeval välja, siis lihtsalt hoiame seda nagu kuklas endal, et mina olen lepitusametiga ja minu sees on see lepitussõna, mida ma viin nendele inimestele ja ma kutsun neid inimesi, andke ennast lepitada Jumalaga ja et Jumal isa kutsub neid enese juurde. Amen. Halleluuja, isa, me täname sind sinu sõna eest. Me täname sind, isa, et sina oled meile andnud lepitusameti. Ja Jumal, me palume, et sa annaksid meile tarkust ja tunnetust selleks, et kõneleda sinu evangeeliumi õigesti, õigel viisil, issand. Et kui me kuulutame seda evangeeliumi, isa, et see oleks nagu Kristus kuulutab seda. Jumal, et me oleksime tõeliselt Kristuses saadikud, et me lihtsalt ei räägiks evangeeliumi, vaid me ka elaks evangeeliumi välja. Et kui inimesed vaatavad meie elude peale, siis nad näevad meid justkui Kristuse kirjadena ja et nad tunnevad meie seas seda Kristuse head lõhna. Ja isa, et sinu poeg saab austatud läbi meie, Kristus saab austatud läbi meie elude, läbi meie sõnade, läbi meie tegude. Läbi iga meie päeva, isa, ükskõik kus me oleme, kas me oleme tööl või kodus või poes, issand, et inimesed näeksid Jeesust läbi meie elude, näeksid Jeesust meie tegudes, kuuleksid Jeesust meie sõnades. Tänu sulle, isa, sinu ligiolu eest, mis täidab meid, isa, sinu võidmise eest, mis täidab meid, et see Kristuse lõhn tuleb meie üle, issand. Kui me oleme sinu ees ja kui me võtame vastu sinu käest, sinu püha vaimu võidmist, Jumal, et me saame täidetud sinu püha vaimuga igapäevaselt. Isa, me igatseme, et saada täidetud veel rohkem sinu püha vaimuga igapäevaselt. Et me tõesti võiksime kanda seda sinu lõhna inimeste sekka, kes ei tunne sind veel, issand. Et nad kogeksid sinu armastust, et nad kogeksid sinu headust, et nad võtaksid sinu vastu oma südamesse. Täname sind, issand, Jeesuse nimel. Amen. Amen. Tänaseks me lõpetame. Aitäh kõigile, kes tulid ja näeme jälle laupäeval kell 11 lähme kuulutama. Amen.